5. veebruaril on armastatud illustraatoril Ilon Viklandil sünnipäev. Eelmisel aastal tähistasime 90. juubelit ja et sünnipäevale hoogu juurde anda, läks mööda Eesti raamatukogusid rändama ainulaadne kohvritesse pakitud näitus Pikk teekond, mis jutustab lastele kaasahaaravaid lugusid Ilonist, tema lapsepõlvest ja tema illustreeritud raamatutest. Tekst on koostatud Krista Kumbergi poolt ja näitus valmis Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Iloni imedemaa ja Lääne maakonna Keskraamatukogu koostöös. Kujundajaks oli kunstnik Kaie Kall. Nüüd just vahetult enne Iloni sünnipäeva jõudsid need põnevad ja värvilised kohvrid oma lugusid jutustama lähteühisraamatukokku, mis asub üsna Iloni sünnipaika Tartu külje all. Kahjuks on aga aeg selline, et me ei saa lapsi raamatukokku kutsuda, sestap teeme väikese videotuuri. Väikese Maire Ilon Pääbo esimene perepilt kujutaks tema vanaema Amalie Juuse kodu Iloni sünnilinnas Tartus. Pildil oleks palju rõõmsaid inimesi, vanaema, tädi ja onud, keset rohelusse mattuvat aeda. Laps ei olnud seal kunagi üksi. Kui saaks jäädvustada lõhnu, siis oleks seal ka vanaema kohviku kohal hõljuv magusate saiakeste hõng. Aga sellel pildil ei ole Iloni ema ja isa. Nemad elasid Tallinnas. Nad töötasid kogu aeg ning mina nende ellu ei sobinud. Nad kartsid, et oleksin neid seganud. Nii jätsid nad mind vanaema Amalie hoolde. Usun, et see oli kõige parem, mis minuga võis juhtuda. Ilon oli julge ja iseseisev tüdruk. Kui oled üksi, pead julgema asju teha, pead julgema hüpata, meenutab Vikland oma lapsepõlve. Kui Ilon oli 3-aastane, võtsid vanemad ta enese juurde Tallinna. Iloni uus kodu asus laial tänaval majas number 13. Iloni ema Viida oli õppinud kunstikoolis Pallas joonistusõpetajaks ja jätkas Tallinnas õpinguid. Isa Maks töötas tekstiili, pitsi ja sukavabrikus insenerina. Neil olid käed-jalad töid tegemisi täis. Lapse jaoks ei jätkunud aega. Ilon oli palju üksi. 7-aastane Ilon teab, et peab septembris kooli minema. Ta tõuseb täitsa ise, paneb koolivormi selga. Aga kus on ema, kes peaks lapse esimesel päeval kooli viima? Ema magab veel magusasti. Rutuline äratus ja koos kiirustatakse üle Toompea Prantsuse lütseumi. Ilon jõuab napilt teise tundi. Siis selgub, et kool algas juba paari päeva eest. Koolis Ilonile meeldis. Ta leidis endale sõpru ja mängukaaslasi. Raamat Sammeli, Epp ja mina kirjeldab päeva täis maiustamist ja ohjeldamatuid mänge koos sõber Epu ja koer Sammeliga. Muuseas, oma tegeliku lapsepõlvekoera Titot pole Ilon kordagi joonistanud, ent näeme piltidel tema kassi Mikit. Tüdrukud pööravad pahupidi Iloni ema riidekapi ja tualettlaua sahtlid. Nad riietuvad, nagu nende arusaamist mööda daamid riides käivad. Mukivad end üles, meigivad ja lõhnastavad ja ehivad. Muidugi saab pööraseid tempe teinud Ilon ema käest tõrelda. Muidugi see vaid kasvatab trotsi. Muidugi tuleb seda ka välja näidata. Nii rebibki nurka pandud Ilon südametäiega tapeeti seinast lahti. Need tapeedikillud pole üksnes pahameele väljendus, need on märgid iseenese hooleks jäetud lapse kurbusest. Kui joonistada pilti Iloni lapsepõlvekodust, siis ei kujuta see ei Tartu vanaema maja ega korterit Tallinnas, vaid kollast puumaja Haapsalus. Ka sellel pildil puuduvad isa ja ema. Ilon oli 8-aastane, kui tema vanemad lahutasid. Ja Ilon saadeti isa vanemate juurde Haapsallu. Tema vanavanemad Julia ja Aleksander Pääbo elasid Linda tänavas, kiriku kõrval kollases puumajas. Aafrika rand ja lossivaremed olid kiviga visata. Lähedal asus ka algkool, mille teise klassi läks tüdruk poole pealt. Iloni vanavanemad olid mõlemad pedagoogid. Vanaema Julia õpetas samas algkoolis, vanaisa oli olnud koolijuht ja õpetaja, siis õigeusu kiriku köster. Ilon saabus Haapsallu kollane kohver käe otsas. Jaamas ei oodanud teda keegi. Nüüd võttis Ilon voorimehe ja palus viia end kiriku juurde kollasesse majja. Nii algab raamat Pikk teekond. Haapsalu on õdus ja turvaline. Ilon suples suviti meres ja turnis varakevadisel ajal jääpankadel, talvel uisutati merejääl. Ta käis koolis ja mängis oma sõprade ning koeraga. Ta loeb ja joonistab alailma, koguni nii palju, et vanaema teda sõnades laisaks tüdrukuks arvas. Kuid tüdruk pani tähele, et joonistavat last ei saada mamma Pääbo peenraid rohima, hoolitseb hoopis selle eest, et lapsel alati paberit ja pliiatseid oleks.
minul oli hea Haapsalu vanaema ja vanaisa juures elada, sest nemad armastasid mind ja hoolisid minust. Ma tundsin end hoituna, ma tundsin end hästi. Siis tuli võimuvahetus, toimus juuniküüditamine, sõda jõudis ka idüllilisse väikelinna. Kollases kohvris on karp Iloni joonistustega sellest perioodist. Vanaema mattis aeda väikese laeka raha, kaelakee ja sõrmustega. Öösel viidi Mart ja tema perekond ära. Iloni helget ja idüllilist lapsepõlve Haapsalus varjutasid tumeda tooniga karmid pildid. Nii kujutab Ilon küüditamist. Ilonil on hirm. Kirsasaabastes Vene sõdurid puistavad kollast maja. Unenägu, kus Vene sõdurid viisid Sammeli ära. Ma nutsin vanaema kaisus ja Sammeli limpsis mind. Sõber Peeter on ära viidud. Üks on vähem. Sõdurid, tankid ja varsti ka sõda on äkki väga lähedal. Väikelinna idüll hakkab purunema, kuid väike tüdruk veel ei karda, tal on truu sõber. 1944. aasta teine pool Haapsalus. Sõda ja pomme puistavad lennukid tulid taas lähedale. Sõda on väga lähedal ja väga valus. Iloni jaoks on sõda ka surnuks tulistatud koer. Tuli aeg pakkida uuesti kollane vineerkohver. Teekond üle mere Rootsi. Vanavanemad otsustasid 14-aastase Iloni üle mere saata. Endid pidasid nad uue elu alustamiseks liiga vanadeks. Kui suur pidi olema armastus, et saata viimane kõige kallim inimene enda juurest ära. Ilon hakkab elama tädi juures Stockholmis, käima kunstikoolis. Isa kohustati tütart rahaliselt toetama kuni täisealiseks saamiseni. Ilon ise ütleb nii: kui kasvad niimoodi üles, et tunned, kuidas sind armastatakse, kuidas sa oled tähtis ja midagi väärt, siis saad sa sellest palju jõudu. Mina tõesti ammutasin lapsepõlvest Haapsalus tohutut jõudu. Jõudu, et olla mina ise ja hakkama saada ka kõige keerulisemates olukordades. Lapsed ja loomad, neid on alati kõige kergem joonistada, on Vikland ise öelnud. Loomadega on kunstnikul eriline side. Lapsepõlves leevendasid tema üksildust kilpkonn ja kass Miki. Neile lisandus Taani dogi Tito. Viklandi autori raamatute hulgas leidub üks pisarateni liigutav teos, see on 2012. aastal ilmunud Kullake. Lugu auto alla jäänud kassist ja väikese musta kassipoja ilmumisest juhtus päriselt kunstniku enda tütre Fredrikaga. Juhtunu puudutas kunstniku väga sügavalt. Ta joonistas pildid täis suuri tundeid, hellust, leina ja rõõmu. Taas kasutab Vikland ka piltidel värvide kadumist, et edasi anda lapse suurt kurbust. Paljudes Viklandi illustreeritud raamatutes on piltidel kujutatud laste ja loomade hella suhet. Ja jõuamegi 4. kohvri juurde, mis jutustab Ilon Viklandi tutvusest, sõprusest ja koostööst maailmakuulsa lastekirjaniku Astrid Lindgreniga. Minu elus määras palju, et kohtasin Astrid Lindgrenit, on kunstnik öelnud mitmeid kordi. Ilon hakkas juba kunstikoolis käies tööle, kujundades näiteks raamatukaasi. Ta oli 21-aastane, kui abiellus Rootsi mereväeohvitseri Stig Viklandiga. Sündis esimene tütar, Helene. Ilon oli lapsega kahekesi kodus ja rohkem veel kui raha vajas noor kunstnik erialast tööd. Ta otsustas minna kirjastusse toimetaja Lindgreni jutule ja talle oma pilte näidata. Ilon sattus õigel ajal õigesse kohta. Lindgrenile proovipildid meeldisid ja nii algas aastakümneid kestnud viljakas ja särav koostöö. Lindgren ise on öelnud 1986. aastal: ainus, mida ma kindlasti tean ja tunnen, on see, kui palju sa tähendad minu raamatu üle. Oma piltidega oled aidanud neil jõuda lugejateni. Paljud lapsed mäletavad terve elu sinu loodud pilte. Need jäävad unustamatuks osaks nende lapsepõlvest. Esimeseks koostööraamatuks oli Mio mu Mio ja järgnesid Pullerbi lapsed, Karlsson katuselt, kelle Ilon joonistas vanemapoolseks onkliks, röövlitütar Roonia, vennad Lõvisüdamed, väiked Jorven Pootsman ja Mooses, Lärmisepa tänava Lotte. Viklandil oli tööd palju. Ta ise ütles oma töökohta nii: joonistamine on olnud minu elu. Ma joonistan tundmust, tunnet. Kui pildis on tunne tabatud, hakkab pilt rääkima.
kui minu pildid sulavad tekstiga täielikult ühte, on minu töö tehtud. Ma olen õnnelik ja ei vaja mingit ekstra meelespidamist. Viimane, 5. kohver näitusel on pühendatud Ilon Viklandi raamatule, mille ta ise kirjutas 2007. aastal Kartulilapsed. See on 4. Eesti ja 3. Haapsalu teemaline raamat. Aastal 2006 allkirjastas Vikland lepingu, millega ta andis 800 originaalillustratsiooni lapsepõlvelinna Haapsalu muuseumile. Samal aastal avati Iloni Imedemaa galerii maja 1. korrusel. Enne seda tuli aga teha palju tööd, et hoone korda saaks. Ilon ise ütleb, kui ma esimest korda läksin kooli 5 maja 1. korrusele, nägin tõesti väga koledat pilti. See pilt jäi mällu ja joonistasin selle oma raamatusse Kartulilapsed, kui tüdruk ja Sammeli lähevad tühja rohelisse majja ning kuulevad kartulilaste appihüüdeid. Piltidel kannab tüdruk 2 tutiga viltmütsi, millist kohtab ka Iloni Imedemaa logol. Mütsi ostis kunstnik kunagi Tallinnas, sest talle meeldivad lõbusad peakatted. Läks 3 aastat ja 2009. aastal avati majas lastele mõeldud teemakeskus. Kõik 3 korrust ja hoov olid nüüd korras ja valmis lapsi vastu võtma. Aastal 2014 uuendati põhjalikult 1. korruse näitusesaali ja väljapanekut. Imedemaa seinal seisab Ilon Viklandi käega kirjutatud lause: olen alati siin, Ilon.